Tere, armas teeline! On hea meil jälle alustada uut mõtisklust ja tänane mõtisklus tuleb väga põnev. Põnev sellepärast, et täna räägime pisut sellest, kuidas piiblit uurida. Aga alustaksin ühe väga kauni Jumala tõotusega. See on kirjas prohvet Jeesaja raamatu 55. peatükis ja see kõlab niiviisi. Jumal ütleb, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on minu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Kas pole kaunis tõotus? Iga kord, kui mina ja sina loeme Jumala sõna, siis Jumal teostab meis midagi. Iga kord, kui me edastame seda oma sõpradele, oma tuttavatele ja juhuslikele inimestele, kellega kokku puutume, siis me teame seda tõotust. See sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi Jumala juurde, vaid see täidab seda otstarvet, milleks ta on öeldud ja läkitatud. Kas sa suudaksid meenutada aega, millal sina said oma esimese piibli? Mulle meenuvad minu varateismelise aastad, kui minu isa hankis mulle piibli. See oli natukene niiskust saanud, sest see oli üle mere tulnud plastikkotis, kuid see oli minu piibel. Ja sellest piiblist olen ma toitunud aastaid ja aastaid, aga nüüd on juba mul uuemad piiblid, sest need on ära kulunud. Mõned inimesed peavad piiblit enese jaoks kui väärtuslikku raamatut, mida nad hoiavad aukohal oma raamaturiiulis. Nad pühivad selle tolmu, aga nendel ei ole palju aega, et selle sisse vaadata. Ja nad isegi võib-olla küsivad eneselt, ma ei teagi, kust otsast alustada. Kas lugeda raamatut nii, nagu ma seda olen varemalt teinud, või on see raamat selline, mis lähendab mind Jumalale? Martin Luther ütles kord niiviisi. Juba mitu aastat olen ma nüüd piibli 2 korda aastas läbi lugenud. Kui piibel oleks suur võimas puu ja kõik selle sõnad oleksid oksad, siis laseksin ma mahla igast oksast, sest ma sooviksin õhinal teada, mis seal on ja mida sellel on mulle pakkuda. Kas sinul on juba kombeks võtta aega iga päev kosutavaks, igapäevaseks piibli lugemiseks ja piibli uurimiseks? Või sa hoiad teda aukohal oma raamaturiiulis? Tegelikult on see ju meie võimuses otsustada, millal koos Jumalaga piiblit uurida. Sel nädalal uurime mõningaid praktilisi võimalusi Jumala sõna paremaks tundma õppimiseks. Kas sina oled kunagi ehk pannud äratuskella hommikul varasemalt helisema, et sa leiaksid aegaegselt ärgata, et siis lugeda piiblit? Mõningatel inimestel on raskusi hommikul voodist välja tulemisega, sellepärast, et nendel on õhtul raskusi voodisse minekuga. Nad heidavad pilku kellale ja mõtlevad hommikul, ma tukun veel pisut, veel 15 minutit. Aga siis ma teen seda kõike kiiresti. Mõned inimesed peavad hommikul lühikese palve, monoloogi Jumalaga ja siis libistavad üle oma silmad mõningast piiblitekstidest, mis tavapäraselt on pärit Uuest Testamendist ja siis ruttu oma päevatoimetuste juurde. Piiblit kiirustades lugemisest on tegelikult mitte palju kasu. Mõni võib lugeda läbi terve piibli, nägemata selle ilu ning mõistmata selle sügavat ja varjatud tähendust. Kuid piibli lugemine tuletõrjehüdrandist joomise meetodil, see tähendab palju ja kiiresti, annab tõepoolest õnnistusi. On võimalik piibel kiirustades läbi lugeda ja nii paljut mitte üldsegi tabada. Jumal andis meile temast inspireeritud väärtusliku sõna selleks, et me õpiksime paremini tundma teda ja siis ka iseennast. Kui sina ja mina võtame aega, et vaadata Jumala kirjeldamatut, kaunist iseloomu ja viise, kuidas ta on suhelnud inimkonnaga läbi ajaloo, siis me lihtsalt hakkame teda rohkem armastama. Ülestähendused tema suhtlemisest inimestega on lausa meie käes. Aga meil tuleb leida aega ja võtta aega, et õppida Jumalat tundma tema sõna lugemise kaudu kõigepealt. Prohvet Jeremia ütleb 29. peatükis, ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja 37. psalmis ma loen, olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida sinu süda kutsub.
anna siis oma aeg Jumala kätte. Jah, sa oled toimekas ja nii palju praktilist on sul vaja igapäevaselt teha, aga Jumalaga veedetud aeg on hindamatu. Tõmbu ise vaiksesse paika ja loe näiteks 46. psalmi. Neid sõnu, mida Jumal on öelnud. Kõik ma annan Jeesusele. Mõtle oma elu valdkondadele, mida sa ehk pole tema kätte siiani veel andnud ja ulata need tema kätte. Võta aega olla Jumalaga isegi siis, kui sa seda teha ei viitsi võib-olla. Just nagu peame tegema teadlikke valikuid ja panema paika tegevusplaani selleks, et tervem olla. On vaja valikut ka sellel puhul, et olla Jumalaga lähedases sõpruses. See on kõigepealt valiku küsimus. Pea meeles, et uute harjumuste kujunemiseks kulub vähemasti 21 päeva ja me ei saavuta kunagi edu ilma püha vaimu juhatuse ja abita. Aga loeme, kuidas Jeesus seda kirjeldas Johannese 15. peatükis on see üles tähendatud. Jeesus ütles nii: mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab. Iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete puhtad juba selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse, ütleb Jeesus. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapooks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te jääte minusse, kinnitab Jeesus, ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks. Siinjuures on paslik ära märkida, kui oluline on eraldada end segajatest, et pühitseda Jumalat oma elus, ehk eraldada Jumalale aeg ja koht oma elus. Kuigi Jumal on kõikjal kättesaadav, näitab pühakiri järjekindlalt, kui oluline on leida teadlikult koht palvetamiseks, uurimiseks ja temaga osaduseks. Markuse 1. peatükis annab meile olulise akna Kristuse ellu. Pühakiri ütleb, et Jeesus tõusis pärast täispikka teenimispäeva väga vara hommikul palvetama. Siin kasutatud sõna kannab endas pimeduse tunnet, rõhutades mugavuse ja käepärase tahtlikku ohverdamist. Jeesus eraldas end teadlikult mürast, nõudmistest ja tähelepanu hajutamisest, et suhelda oma isaga. See muster heidab valgust teistelegi hetkedele Jeesuse teenistuses. Näituseks Johannese 8. peatükis, kui abielu rikkumiselt tabatud naine tema ette tuuakse, on Jeesus rahulik, tark ja armuline. Tekst näitab, et ta oli juba varakult templis käinud. Kristuse valmisolek kriisiolukordadeks tulenes eelnevast osadusest Jumalaga. Niisiis Jeesus otsis Jumala palet, aga mitte ainult tema kätt. 27. laul ütleb, sinu sõna on see, mida mu süda ütleb. Otsige mu palet. Siis ma otsin, Jehova, sinu palet. Jumala palge otsimine on erinev tema andide otsimisest. Pühakiri kasutab kujundlikkust hoolikalt. Jumala käsi esindab sageli tema hoolt ja õnnistust. Jumala silmad otsivad edasi-tagasi, et päästa. Issanda suu on rääkinud ja maa on tema jalajärg. Aga tema palge otsimine tähendab tema ligiolu ihaldamist.
See selgitab Moosese palvet 2. Moosese raamatu 33. ja 34. peatükis. Mooses tahtis enamat kui juhatust või edu. Ta igatses Jumala ilmset ligiolu. Esimese aja raamatu 16. peatükk õpetab: otsige Issandat ja tema väge, otsige alati tema palet. Sõna alati on heebra keeles tamiid, mis tähendab pidevat, jätkuvat, katkematut. Sõna tamiid esineb pühamusüsteemis väga korduvalt. 2. Moose 29. peatükis räägitakse alalisest ohvrist. Siis on seal ka pühamuslamp, mis pidevalt põles, tamiid. Siis on seal suitsutusrohi, mis pidevalt, tamiid jällegi, üles tõusis. See sõnakasutus osutab sellele, et Jumala kohalolek ja teenimine on pidevad, katkematud. See on taevane eeskuju mulle ja sulle. Kiri heebralastele tuletab meile meelde, et maapealne koguduse telk oli taevase koopia. Kui Kristus teenib ja kostab meie eest pidevalt taevas, kutsutakse meid pidevalt otsima tema palet ka maa peale. Kuigi meie ei saa alati oma keskkonda kontrollida, näitavad pühakirja kogemused, et õppimiseks ja palvetamiseks kindla koha omamine on suureks abiks. Eesmärk ei ole piiramine, vaid keskendumine. Võib-olla leiaksime siin mingisuguse kaasaegse paralleeli, näiteks uni ja unetus. Kaasaegsed unenõuanded pakuvad kasulikku võrdlust. Eriti neile, kes on unetusega hädas. Neile soovitatakse järgnevaid asju. Ärge lebage voodis, kui olete ärkvel. Teiseks, hoidke voodi ainult magamiseks. Kui te ei saa magada, lahkuge voodist. Nii õpib aju oma eesmärki. Sama põhimõte kehtib ka vaimsete harjumuste kohta. Pühakiri kinnitab nii ühist kui ka isiklikku pühendumist. Luuka 4. peatükis Jeesus osaleb avalikus pühakirja lugemises. Luuka 2. peatükis Jeesus osaleb ühises õppimises ja aruteludes. Jeesus väärtustas ühist jumalateenistust. Ometi rõhutab pühakiri ka tahtlikku üksindust. Mattuse 6. peatükis Jeesus õhutab mind ja sind palvetamiseks minema kusagile kinnisesse ruumi, omaette. Ja Taanieli 6. peatükis me loeme Taanieli regulaarsest ja eraldatud palveelust. Mitte kõik vaimsed ohud ei tulene avalikust kiusatusest. Üks saatana kõige tõhusamaid tööriistu on tähelepanu hajutamine. See hoiab meid hõivatuna, hajali ja keskendumata sellele, mis on kõige olulisem. Tooksin väikese illustratsiooni ämblikust. Vast see selgitab midagi. Kord sõidu ajal ilmus mu autoroolile suur ämblik. See oli kohene ja pakiline tähelepanu hajutaja. Ämblik vajas tähelepanu, kuid tal ei saanud lasta tühistada suuremat prioriteeti, ohutut autojuhtimist. Samamoodi tekivad isikliku uurimise ja palvetamise ajal tähelepanu hajutajad. Eesmärk ei ole täiuslikkus, vaid taotluslikkus. Jumal võib meiega kohtuda kõikjal, kuid tarkus õpetab meid looma ruumi, kus segajad on minimaalsed ja tähelepanu on keskendunud. Eraldi seatud koht aitab meil meeles pidada, me ei otsi pelgalt vastuseid, me otsime tema palet. Sa ei pea olema õpetlane selleks, et piiblit uurida. Ent kuidas uurida piiblit sügavalt?
Siin mõningad nõuanded. Esiteks, kõigepealt palveta. Võimatu on üle hinnata palve tähtsust. See on justkui sinu piibli uurimise aja tugi ja järjehoidja. Siis, kui me hakkame piiblit lugema, ei ole me enam üksi. Kuna palume, et püha vaim oleks meie juht, lükkame tagasi kõik muud segajad ning vaenlane põgeneb. Piiblit ei peaks mitte kunagi uurima ilma palveta, ka mitte koolis. Ainult püha vaim võib ilmutada meie piibli kergesti mõistetavate tõdede tähtsust ja takistada meid ebaõigesti tõlgendamast raskesti mõistetavaid osi. Teine nõuanne. Loe ja kirjuta üles. Võiks öelda, et peamine erinevus lihtsalt piibli lugemise ja selle uurimise vahel tuleneb ühest olulisest tegevusest, kirjutamisest. Kirjutamine aitab meil pidurdada oma mõtteid, mõtiskleda Jumala sõna üle ning töötada seda läbi niisuguses tempos, millega kaasneb tähelepanu, seletus, kasutuselevõtt ja pühendumus. Samuti aitab see meie esialgu hajusatel mõtetel esile tulla, meie peast ja pliiatsist ning koonduda siis terveks päevaks meie südamesse. Ühtlasi mäletame me palju paremini seda, mille oleme üles kirjutanud. Kui sa kirjutada ei suuda, püüa piiblit lugeda kõva häälega. Või seda isegi kuulata, tänapäeval on seegi võimalus, ning esita seejärel oma mõtted palves Jumalale. Kolmas nõuanne, räägi. Jutusta kellelegi seda, mida sa teada said. See kinnistab loetud su meeltes ja julgustab kedagi teist. Vali alustuseks üks lühike raamat piiblist, näiteks Joona raamat, Markuse evangeelium, kiri Filiplastele või Johannese esimene kiri ja tööta see aeglaselt enda jaoks läbi. Siin on lihtne lähenemine, kuidas üht salmi, salm-salmilt meetodi puhul, tekstilõiku või tervet peatükki käsitleda. Esiteks, palveta, et püha vaim juhiks lugemise ajal sinu mõtet ja pehmendaks sinu südant. Teiseks, vali üks salm või lõik piiblist. Kolmandaks, kirjuta paberile see tekstilõik või lugemise ajal sellest silma hakanud osa. Neljandaks, loe palvemeelsusega seda lõiku veel kord ja jooni alla olulised mõtted. Viiendaks, kirjuta välja, mida alla joonitud mõtted sulle ütlevad. Kuuendaks, palveta nende mõtete ja sellepärast, kuidas need mõjutavad sinu lähedust Jumalaga. Ja seitsmendaks, mõtle, kellele saaksid sellest täna rääkida. Niipea kui Jumala lapsed armus kasvavad, muutub nende arusaamine tema sõnast järjest selgemaks. Nad märkavad selle pühades tõdedes uut valgust ja ilu. Öeldu on osutunud tõeks koguduse kõikidel aegadel ja osutub selleks kuni aegade lõpuni. Jumala sõnaga tegelemine, selle lugemine, selle uurimine tagab meile topelt õnnistuse. Ja siin on mul 10 võtit Jumala sõna uurimiseks. Igaüks meist on erinev, kuid võtmed ja põhimõtted on samad, kuid õppimismeetodid ja isiksus on erinevad. Teiseks, kas on tegemist pühendunud lugemise või sügava piibli uurimisega. Mõnikord on see sama, mõnikord on see erinev. Kolmandaks, alusta uurimist palve, alandlikkuse, usu ja kuulekusega. Palu püha vaimu inspiratsiooni pärast. Johannese 16. peatükes öeldakse meile, kui tema, tõe vaim tuleb, siis ta juhib teid kõigesse tõtte. Ole alandlikult valmis õppima. Selle asemel, et kellelegi vastupidist tõestada. Selle asemel, et otsida tekstist kedagi teist, et tema muutuks. Haara sina usus
tõotustest kinni. 2. Korintuse 1. peatükk kinnitab meile, kõik Jumala tõotused on jah ja aamen Kristuses Jeesuses. Käi kuulekuses sellele, mida sa just õppisid. Piibli uurimine on sügavalt isiklik. See on vertikaalne, mina ja Jumal, mitte mina ja teised. 5. Moosese 5. peatükk ütleb, te peate käima kõigil teedel, mida Issand teie Jumal on teil käskinud käia. 4. Otsi Jeesust ja ole praktiline. Mida see tähendab? Too piibel oma igapäevaellu. Kõiges, mida sa uurid, otsi Jeesust. Kuidas tema seda teemat käsitleb? Kust ma teda siin leida võin? Johannese 5. peatükis öeldakse, te uurite pühikirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu ja need on, mis tunnistavad minust. Rakenda pühakiri praktilisse ellu. Ja küsi, kuidas see mõjutab minu elu, kui ma seda järgin? Kas ma peaksin muutuma ja kasvama? Jumala tõotused on sõnas selleks, et meid üles tõsta. 5. Uuri sõna konteksti. Loe lõiku kontekstis, mitte ainult ühte salmi kontekstist välja rebides. Avasta suur pilt enese jaoks. 6. Kasuta võimalust uurida algkeelseid tekstis kasutatud sõnu. Piiblikeskus pakub meile heebreakeelset ja kreekakeelset sõnakasutust. Otsi sõna konkreetse sõna järgi iga kord, kui seda sõna kasutatakse. 7. Võrdle pühakirja pühakirjaga. See tähendab, võrdle sõnu kogu pühakirjas. Edasi, uuri ajaloolist konteksti, piibli ajalugu ja kultuuri. Ja viimaseks punktiks, vaatle ja loe läbi piibli välised allikad. Näiteks, mida on kirjutanud reformaatorid Luther, Zwingli, Huss. Hinda kõike Jumala sõnaga, et veenduda, kas väide on kooskõlas sõnaga. Sest prohvet Jeesa ütleb 8. peatükis seaduse ja tunnistuse juurde, kui nad ei räägi selle sõna järgi, siis pole neis valgust. Prohvet Jeesa ütleb 50. peatükis, Issand, Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. Rääkides Jeesusest, kannatavast sulastest, see on siin kontekst. Rakendus täna on see, õpi jagama. Ma õpin Jumalalt ja tema sõnast. Ma saan siis rääkida sõna õigel ajal väsinule. William Glasser on jätnud endast teooria, millisel moel me saame loetud informatsiooni pühast kirjast kõige paremini oma mälus säilitada. Ja ta on öelnud niiviisi. 10% me omandame sellest tekstist, kui me loeme ise. 20% kui kuulame. 30% kui jälgime. 70% kui teistega arutame. 80% kui kirjutame, kokku võtame ja harjutame. Ja 95% juhul, kui me räägime sellest teistele. Seega siis julgustades teisi saame omakorda ise julgustust. Seega õpilasest saab õpetaja. See, mida me kõige rohkem vajame pühakirja puhul, ei ole mitte ainult teadmised, vaid see, mida me vajame, on iseloomu muutus.
2. Timoteuse 3. peatükis on öeldud: kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks ja kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igaks heaks teoks. Sõna ilmutab Jeesust. Sõna kasvatab meie usku. Ellu toodud sõna muudab meid ja annab meile võidu pattu üle. 119. psalm ütleb: kui mahe on su ütlus minu suulaele, enam kui mesi mu suule. Sinu korraldustest ma saan arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu. Kui sa mõtleks hetkeks oma lemmikmagustoidule, kas see ongi sinu tervisele hea? Võib-olla kasutad sa magustamiseks mett või lausa manukamett, sest sa oled kuulnud, et see on eriline mesi teatud eeliste tõttu. Kui sa oled kunagi proovinud kärjemett, siis sa ju tead väga hästi, kui magus on keelel sulav pehme tekstuur. Aga mida tähendab tekstist loetud, et sinu sõnakorraldustest saan ma arusaamise? Miks on see mõte oluline mõistmaks, mida piibli uurimine meie heaks teeb? Jah, tõesti, Jumala sõnad on tõesti meie hingele armsad ja maailmal ei ole pakkuda neist midagi paremat. Erinevalt paljudest magustoitudest tervendab Jumala sõna armsus ja magusus meie hinge ning muudab meie iseloomu. Kui sina oled olnud Jumalast kaugel, lange põlvedele, ava tema sõna ja joo elavat vett, mis janu tegelikult ka kustutab. Prohvet Jeesaja ütleb 55. peatükis. Laiendab eespool mainitud sõnumit. Ta võtab kokku selle, mida me oleme täna rääkinud. Issand annab eluks vajalikku ja hinge rahustavat toitu, mida sa ei saa osta ega teenida. Tekstist leiab ta järgmise: tasuta arm, ilma rahata ja hindamata, tõeline rahulolu, sööge head ja teie hing rõõmustu külluslikult. Siis elu ise, kuulge ja teie hing elab. Siis igavene leping, juurdunud Jumala ustavasse halastusse. Rõõm, rahu ja uuenemine tema sõna vastumõtmise viljana. Ja lühidalt, Jumal annab iseenda, oma tõe, oma halastuse, oma elu. Mida maailm odavalt müüb, annab Jumal vabalt, aga ainult tema saab hinge rahuldada. Jumala kutse on tungiv, isiklik ja helde. Tulge, kuulake, sööge, nautige, pöörake oma kõrv, tulge minu juurde. Millest need salmid räägivad? See on kutse, lõpetage janu selle järele, mis ei suuda rahuldada. Tulge just sellisena, nagu te olete. Võta vastu, ära püüa saavutada. Kuula tähelepanelikult, mitte pealiskaudselt. Jumal ei kutsu meid tegema rohkem, vaid tulema temale lähemale. Sest 69. psalm ütleb: tulge ligi minu hingele. Lunasta tema, vabasta mind mu vaenlaste käest. Jaakobuse 4. peatükk ütleb: tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käed, te patused, ja kasige südamed, te kaksipidi mõtlejad. Ja Heebra 10. peatükk lisab: siis mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Mitte selleks, et poolehoidu teenida, vaid et elu vastu võtta. Kutse ei ole religioosne, vaid kutse on astuda suhetesse.
Kuid millele Jumal siis meid üles kutsub? See väljakutse on kaheosaline. Esiteks, hülga valed asendajad. Miks te kulutate raha selle eest, mis ei ole leib, ütleb Jumal. Jumal astub vastu eksitavale usaldusele, püüdlusele, hardimustele ja uskumustele, mis lubavad kosutust, aga jätavad hinge tühjaks. Ja teiseks, Jumala üleskutse on pöörduda enesekesksest elust, sest tekst ütleb, õel jätku oma tee, sest minu mõtted ei ole teie mõtted. Seega üleskutse on väga selge. Paranda meelt, lase lahti isepäisusest, usalda Jumalalt pärinevat kõrgemat tarkust, usu tema sõna oma sisetunnete asemel. Jumala teed on ju kõrgemad, mitte selleks, et meid eemale peletada, vaid et meid päästa. Aga mida Jumal meile tõotab? Jumal annab selles lõigus 4 võimsat lubadust. Esiteks, tema sõna toimib. Sest Salm 11 ütles, see ei tule minu juurde tühjalt tagasi. See, mida Jumal ütleb, täidab alati oma eesmärgi. Olgu see siis veendumus, päästmine või muutumine. Teiseks, sinu elu muutub. Need, kes võtavad vastu tema sõna, elavad teistmoodi. Rõõm asendab rahutuse ja rahu asendab ärevuse. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Loodu ise tunnistab. Kui Jumal lunastab elu, annab isegi keskkond tunnistust. Sest 12. salm ütleb, mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees. Ja viimaseks, sinu lugu ülistab Jumalat igavesti. See, mida Jumal sinus teeb, saab kestvaks tunnistuseks tema armust. See sünnib issanda auks, igaveseks, hävimatuks märgiks. Lase Jumalal oma elus seda teostada. Õnnistus sulle peatse kohtumiseni.